proovisõit Toyota RAV4-ga siin Hispaanias osutus väga huvitavaks. Meid ei oodanud ees päikesepaiste, vaid kerge lumi ja vihm. Tehniliselt on tegu täiesti uue autoga. Insenerid ehitasid RAV4 samale platvormile, mida kasutatakse näiteks uuel Lexus ES sedaanil. Põhimõtteliselt võiks RAV4 sobida ka neile, kes otsivad asendust oma Avensisele. Kõik, kellel juba on Toyota RAV4, ei tunne kindlasti uut autot linnapildis veel ära, sellepärast et tegemist on täiesti uue välimusega autoga ja vanast nunnumõõtu või nunnu välimusega autost on saanud selline jõuline nurgeliste disainielementidega auto. Proovisõidul käitus uus iselaaduv hübriidajam väga tegusalt. Bensiini kulus mägistel maanteedel 3,9 liitrit 100 kilomeetri kohta, kuid kes eelistab vanamoodsalt gaasitada, sel võib kütusekulu tõusta ka 8 liitrini. Autorattaid on toodud autonurkadele lähemale, mis on võimaldanud muuta siseruumi suuremaks ja ka maastikuvõimekust parandada, sest et lähenemis- ja kaugenemisnurk on selle võrra suuremad. Kipub olema nii, et kui tuleb välja uus auto, siis tema suurus muutub oluliselt. Kõik kiidavad, et asi läheb suuremaks, laiemaks, pikemaks, kõrgemaks. Toyota RAV4 puhul on natuke teistmoodi. Auto välismõõdud on põhimõtteliselt jäänud samaks. See tähendab seda, et võite rahulikult jätta oma vana garaaži alles ja seda mitte laiendada. Uue disaini elemendid jätkuvad ka sees. Tippvarustuses on uudne nutikas tahavaatepeegel. Nupule vajutusega saab selle panna tagaklaasil asuvad kaameravilti näitama. Tehniliselt on juhile tulnud juurde uusi abilisi. Kiirteel suutis uuendatud reahoidmisabiline üsna kaua autot sõiduriga keskel roolida, kuid käsiroolilt veel tõsta ei maksa. Uus hädapidurdusega ühendatud süsteem suudab tuvastada jalakäijaid nüüd ka hämaras ning peab silmas ohtlikke jalgrattureid. Pikamasõitjatele on uudiseid. Auto on nüüd varustatud liiklusmärkide jälgimissüsteemiga, mis on ühendatud adaptiivse kiirushoidjaga. See tähendab seda, et auto jälgib liiklusmärke ja nupuvajutusega on teil võimalik kiirus jälle legaalseks saada. Auto sees on parandatud juhi väljavaadet autost. Katus toodi madalamale ja näiteks siin peegli juures peegel viidi ukse külge ja siia tekkis siis aken, millest on võimalik paremini jalakäijaid ja jalgrattureid vaadata.